Tere! Te kuulate Valga haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu ja tänaseks vestluskaaslaseks on haigla infektsioonikontrolli õde Tiina Teder. Me räägime vaktsineerimisest. Esmalt alustame sellest, et Valga haigla vaktsineerimiskabinet on nüüd avatud neljapäeviti veidi lühemat aega kella 14-st 17-ni. Kõneleme täna nii leetritest kui puukidest, aga esmalt saame teada, kas suur gripihooaeg on nüüdseks juba vaibunud. Gripiviirus ikka on pisut juba väsimas. Ta on meil nii-öelda meiega aasta ringi, aga tal on siis sellised tõusud ja mõõnad. Et me liigume sellise mõõnaperioodi poole, et tõepoolest natukene ta näitab juba langustendentsi. Ja selles osas me saame natuke hoida ikkagi või hingata kergendatumalt, aga kes näiteks ka plaanib selliseid reisimisi ja pikemaid reise, siis alati on ikkagi, ja kui ei ole tehtud, siis ikkagi ka gripivaktsiin on kindlasti see vaktsiin, mida seoses reisimisega võib ka teha. Veel lisaks ka kevadel, võib-olla ka suvel, nii et võib teha igal ajal. Lisaks ka kõiki muid reisimise jaoks vajalikke vaktsineerimisi. Oletame näiteks, et mul on 6 aja pärast reis, kus nõutakse teatud vaktsineerimisi. Millal peaks need süstimised ära tegema? Kindlasti on oluline teada seda, et 2 nädalat enne reisi algust peaksid olema kõik vaktsiinid tehtud, mis siis konkreetselt selle reisimisega võib-olla inimene soovib täiendavalt teha. Et peab siis nii planeerima, et alustada võiks vaktsineerimist enne reisi ikka kuskilt circa 2 kuud enne. Et siis on piisav aeg, et vaadata üle, et saada nõustatud, vaadata üle, mida siis teha, mida mitte teha. Mõned vaktsiinid võib-olla on ka mitmedoosilised, mida oleks vaja teha. Nii et on nagu piisav aeg ja me jõuamegi täpselt nii selle aja raamistiku sees tehtud, et 2 nädalat enne reisi algust on mul kõik tehtud, ehk siis mul jõuab ka minu organismi immuunsus välja kujuneda nende haiguste osas. Kui me tahame natukenegi meelt lahutada, siis üle piiri Lätti minna ei ole mingi probleem, aga tegelikult üks probleem on seal nüüd tekkinud: leetrid. Kui suurt ohtu see meile praegusel hetkel kujutab? Leetrid kujutavad ohtu kõigile. Tegelikult leetrid levivad ülihästi praegu ka mujal Euroopas. Ameerikas mitmetes osariikides on väga suured leetripuhangud. Ehk siis ma tahan öelda seda, et leetrid on väga hea leviku potentsiaaliga nakkushaigus. Et positiivne või nakatunud inimene, kes põeb leetreid ja on nakkusohtlik, siis ta suudab ära nakatada 20 inimest, vähemalt 20 inimest. Et ta on tõesti väga hea leviku potentsiaaliga ja see on tema eduvalem. Et kuidas ta siis tegelikult, kuidas need puhangud ka tekivad reeglina. Kuidas üldse leetritesse nakatamine toimub, kui kaua on see peiteaeg ja millal siis haigus välja lööb? Peiteaeg on pikk, peiteaeg on circa 3 nädalat ja see tähendabki seda, et ma võin olla nakatunud ja tegelikult patsient on nakkusohtlik ikkagi 2-3 päeva enne lööbelementide tekkimist. Et üldiselt ikka nakkusohtlik ollakse siis, kui tekivad lööbelemendid. Seda saadakse õhklevi teel. Et see on ka üks võtmetegur selle konkreetse nakkushaiguse levikuks, et piisab ühest inimesest kuskil lähedal asuvas ruumis või koos olles ruumis või mingil konverentsil või mingi sellisel ühisüritusel, siis tegelikult ja tal ei ole seda kaitset, ta on ütleme võib-olla järgmisel või ülejärgmisel päeval tal tekivadki lööbeelemendid, aga ta võib olla sellel ajahetkel juba nakkusohtlik ja me võime kõik nakatuda, nii et kes me siis temaga seal lähikontaktis olime. Missugused sümptomid võivad veel esineda koos selle maakoordi taolise lööbega? Kindlasti palavik, kindlasti lihasliigesvalu, väga halb enesetunne, selles mõttes, mis kaasneb niikuinii sellise kõrge palaviku ja lihasliigesvaluga. Tal on ka väga selliseid mitmeid kaugtüsistusi, mis puudutab täiskasvanud inimesi. Nii et see võib olla väga raske kuluga nakkushaigus täiskasvanu eas.
Kui leetrid on korra läbi põetud, siis see tähendab, et immuunsus on kogu eluks. Kogu eluks, jah. Lapse eas on meil tehtud ju leetrite vastane vaktsineerimine. Kui kauaks see kaitse annab ja kas see tähendab, et kes on vaktsineeritud, nendel pole ohtu nakatuda? Ütleme niimoodi, et tänapäeval ja ütleme siin nii mõndagi aega juba tagasi veel, siis need lapsed, kes on siis teinud immuniseerimiskava järgsed vaktsiinid, nemad on kaitstud kenasti. Et need on kaasaegsed vaktsiinid ja annavad piisava kaitse, nii et mingisugust uuesti revaktsineerimist nemad tegema ei pea. Nüüd need täiskasvanud, keda meil on ka ju meie elanikkonnas ja kogukonnas palju ja kes on ikkagi juba 30+, 40+, et siis tegelikult nemad peaksid juba kaaluma võib-olla revaktsineerimist, kas siis 1 või 2 doosiga isegi. Nii et need täpsed juhised on meil ka Terviseameti kodulehel kenasti olemas, et mis aastal sündinud siis peaksid kaaluma kas siis 1 või 2 doosi, nii et kindlasti see revaktsineerimine on väga oluline. Ja see annab kaitse kui kauaks siis jälle? No ei ole enam andmeid, et me peaksime seda uuesti tegema. Nii et see võiks anda nüüd selle elu hea kaitse, et rohkem nagu ei peaks enam vaktsineerima. Nüüd lähme puukide juurde. Nüüd on vist õige aeg hakata vaktsineerima, mitte enam mõtlema ja plaani pidama. No kindlasti, praegu on täiesti õige hetk, õiged hetked olid juba nii mõnedki nädalad tagasi, et ehk siis kui lumi läheb, päike käib kõrgelt ja juba on selline tunne, et hakkab midagi lähenema kevadetaolist, et siis kindlasti on ka juba see õige hetk ja tegelikult õige hetk on ka igal aastaajal. Et aga kui keegi meil veel mõtiskleb, et kas on praegu veel õige hetk või ma olen hiljaks jäänud, ei, hiljaks ei ole kunagi jäänud, et alati on mõistlik alustada ja ka praegu on täiesti ideaalne vaktsineerimise alustamiseks. No mina olen kuulnud palju sellist arvamust, et ma metsas ei käi, ma metsas ei ela, ma olen ainult linna inimene, milleks mul seda puugivaktsiini vaja on, sest ma ei saa ju seda kusagilt. Puuke võib saada linnas, puuke võib saada oma koduõue murul, lapikesel, kus me võib-olla kortermajades või ridaelamutes, mis meil paraku on siis suuremad või väiksemad murulapikesed, linnas ringi jalutades, kuskil vabaõhu kontserdil, korraks kas või oma teki mahapanekul kuskile maapinnale, kus on võib-olla ka siis selline väike murutükikene, et oma armsad koduloomad, kes võib-olla käivad väljas. Nii et tegelikult täna me võime öelda nii, et puuke võib ikkagi peaaegu igalt poolt saada, et ei pea selleks minema metsa matkama. See on meil täiesti linnakeskkonnas elav organism jah meil. Ja kaitse on siis käinud puukentsefaliidi, mitte borrelioosi vastu. Jah, ainult puukentsefaliidi vastu on praegu vaktsineerimisega võimalik kaitset luua. Puukborrelioosi on diagnoosimise järgselt võimalik siis ravida. Suur aitäh, Tiina Teder, tänase intervjuu eest ja tänud kõikidele kuulajatele.